Tere, mina olen Irene Kaljuste, rännakupraktik ja Brandon Weisi rännakumeetodi maaletooja. Ja ma tahan täna lahti harutada siis ühte küsimust, mis minuni jõudis ühe inimese poolt ja just lähtudes enda isiklikust kogemusest, sest olen ise selle läbi teinud. Nimelt meeleolude kõikumine. Ehk siis ma ei räägi siin lihtsalt, et täna on kuidagi paha tuju, vaid ma räägin sellistest tõsistest meeleolu kõikumistest, kus me tunneme ennast normaalselt või hästi ja siis ühel hetkel lihtsalt järsku see enesetunne ja meeleolu järsult kukub alla. Minul oli see probleem tegelikult aastaid, võiks öelda isegi üle 10 aasta, kogu 20. eluaasta tegelikult ma tegelesin sellega, aga mitte nii teadlikult. Tollel ajal ma ei osanud aru saada, et see oleks mingi hull probleem. Kuni siis kuskil 20. keskpaigas ma sain aru, et okei, see ikkagi väga segab mind, seal tekkisid ka ärevushäired ja paanikahood. Ja selline nagu jõud, sisemine jõud või üldse jõud kadus ära. Ja ma olin selline ise lahenduste otsija, siis ma kunagi ka psühhiaatri juurde ei pöördunud, aga mu õde tagantjärgi ütles, et tegelikult Irene, kui seda kõrvalt nagu vaadata oli, siis oli see täiesti nagu imelik, et see ühel hetkel on täiesti normaalne, sul on kõik hästi ajad juttu ja siis järsult on näha, kuidas sa näost nagu ära vajud ja su kuidagi tõmbud endasse mingisse enda mulli ja kaod nagu teiste jaoks ära. Ja see enesetunne tegelikult lõpuks kulmineeruski depressiooniga, et kui mul teine laps sündis, siis pärast seda mul ilmselt kuidagi jõudu oli vähem ja need meeleolude kõikumised muutusid järsumaks või need madalpunktid siis sügavamaks. Ja kuigi ma ju tegelikult olin hästi tubli ja tegin igast asju ja tegelikult vaimsele sellisele enesearengu teele minek oligi minu jaoks tegelikult tingitud just sellest, et mul oli nii tugevad kõikumised, ja see kõik need otsingud ja erinevate teraapiate siuke põhjalik läbitegemine, et ma tegelikult ju aastaid käisin hingamisterapeudi juures, tõesti tohutult palju nagu vabastasin enda sünniprotsessist. Samuti ma tegelesin ju aastaid kundalini joogaga, selle praktikatega, et hoida ennast teatud sellises seisundis või sellises heas kohas põhimõtteliselt. Ainukene häda sellega oli see, et mul ikkagi need meeleolud kõikusid, kuigi mu enesetunne läks palju paremaks, siis ikkagi ma ärkasin mõnel hommikul üles ja nagu nii sitt oli olla lihtsalt, et ja siis ei olnud nagu jõudu ja motivatsiooni mitte midagi teha ka ja siis lisaks sellele tuli veel siis see enese piitsutamine ka veel, et ma ju olin endaga kokkuleppe teinud, et ma teen neid joogapraktikaid iga päev ja täna ma siis nagu lihtsalt tunnen, et on nii sügav vastumeelsus selle suhtes, Ja ühesõnaga ja toitumist ma tükk aega nagu mõtlesin, et okei, need on äkki seotud mul siis hoopis sellega, et mul on mingid toidutalumatused, sest et me ju teame, et gluteen ja piim on sellised asjad, mis samamoodi mõjutavad meie ajukeemiat ja võivad põhjustada ärevusi ja ühesõnaga psühholoogilisi nähtusid. Nii siis ma pöördusin ka toitumise poole ja muutsin väga kardinaalselt seda, kuidas ma söön, mida ma söön. Hästi see alati ju ei õnnestunud ja siis oligi tunne, et see on seal, et põhjus on seal. Kuid tegelikkuses, kui ma siis 32. eluaastal rännakumeetodi juurde jõudsin ja miks ma rännakumeetodit niimoodi esile toon, sest et minu jaoks üks kõige olulisemaid asju, mida ta annab, on see, et ja mida ma võib-olla nii nagu sihipäraselt ei osanud või ei teinud varasemate praktikatega, on see, et ta juhib meie tähelepanu nendesse kohtadesse, kus me ei taha minna. Ja see ei ole nagu see, et ma lihtsalt teen mingit praktikat ja vaatame, mis tuleb, vaid see on hästi nagu sihipärane suundumine nendesse kohtadesse, kus see pinge on, kus kus mul on see kokkutõmbamine, kus on mul see siis pundar minu sees nii-öelda.
ja sa hakkad avastama seda siis, mis on need emotsionaalsed alla surutud asjad seal sees ja neid avama ja neid läbi tundma ja läbi selle saab tekkida nagu selline suurem teadlikkus, et seal võivad tulla ka mingisugused negatiivsed uskumused, alati kipuvad seal need olema, elu kohta, iseenda kohta, teiste inimeste kohta. Aga need saavad nähtavale tulla siis alles tegelikult need päris peidetud, varjatud hoiakud või uskumused, mida me võib-olla, mis on nii osa meist, et me isegi ei näe neid. Ja need tulevad nähtavale siis, kui me hakkame avama neid emotsionaalseid blokeeringuid endas. Ja siis, kui me oleme need emotsioonid tegelikult läbi kogenud, mida me võib-olla terve elu oleme vältinud, alles siis jõudes sellesse puhtasse rahu kohta, olema võimeline muutma ära ka need uskumused, võtma ära need laengud, mis hoiavad üldse neid negatiivseid uskumusi minu sees elus ja siis need ära muutma. Nüüd aga võib-olla selle teekond siis selle päriselt terveks saamise juurde, kus see ülitundlikkus, ma olin ka selline, kes oli hästi tundlik, ei saanud väga pikalt seltskondades olla, sest et mul hakkas ikkagi halb ja siis mul oli mitu päeva, pidin ikkagi taastuma sellest kõigest ja ma olen endiselt tundlik, ma olen endiselt tajun ümbrust väga teravalt, väga selgelt, tajun teiste inimeste emotsioone, neid kohti, kus nad on, et see on loomulik ja see ei ole kuhugile kadunud minu juurest, aga see ei vii mind rivist välja, seal ei ole sellist mingit kukkumist, sellest ei teki ja mul ei ole vaja sellest nii-öelda nagu taastuda. Aga tollel ajal oli see hästi keeruline, et ma suhtlesin suht vähe inimestega, sellepärast et mul oli sotsiaalne ärevus tugevalt ka veel. Aga nüüd siis, kuidas ma siis sellest välja tulin? Oli see, et ma sain aru, et ainus tee välja sellest madalatesse kohtadesse kukkumistest ei ole mitte see, mida ma seni olin teinud. Seni ma olin üritanud sellest lahti saada. Ma olin üritanud sellest halvast tundest vabaneda. Ehk minus oli vastumeelsus, vastupanu selle suhtes, et see tuleb või et see on, ma ei suutnud seda aktsepteerida. Ja siis ma tegin kõike selleks, et sellest välja saada. Nüüd aga see nagu tegelik tervenemine minu jaoks sai alguse sellest hetkest, kus ma saan aru, et kui see paha tunne minu sisse tuleb, et ma pean hoopis selle vastu võtma ja sellele alistuma. Ja isegi kui see tundub, et või kui on sul näiteks paanikuhood või ärevushäired või siis need meeleolude kõikumised ja madalpunktid on, et see mõte võib seal olla ja minul oli ka see mõte, et kui ma siit veel sügavamale vajun, siis see on eluohtlik. Ma võin surra, ma võin hulluks minna, ma võin kaotada täiesti kontakti reaalsusega. Erinevad mõtted, mis meie pähe tulevad seoses siis sellega, kui me oleme selles hästi keerulises kohas. Aga see väljapääs, see tegelik tervenemine hakkab selles hetkes, kus ma ütlen jah, okei, isegi kui see tähendab seda, et kogu see surmahirm tuleb minus ülesse, siis ma alistun sellesse. Vaatan sellele suurte silmadega otsa, vaatama, okei, mis siin on, mis on veel sügavam kui see nii sügav punkt siin, mis on siin veel. Ja siis lõdvestan oma keha ja lasen justkui sisemiselt endal langeda veelgi sellesse kõigesse ja avardun ja vaatan, mis seal siis on. Suurte, süütute, uudishimulike silmadega vaatan, mis on veel sügaval, mis on selle kõige all, mida ma siis nii väga kardan. Ja mu esimene kogemus sellega oli tegelikult mitte üldse rännakuteraapias, vaid ma olin paar korda rännakuteraapiat saanud. Ja see oli siis selles ajas, kui oli paar rännakuteraapiat olnud ja rännaku intensiivseminar oli tulemas. Ja ma mäletan seda momenti, kui mul jälle hakkas tulema see õudselt halb tunne peale ja mul oli siis veel tormi oli pisikene, oli mul rinna otsas parajasti, ma olin voodi peal pikali ja toitsin teda rinnaga ja siis mõtlesin, oh shit, nüüd ma tunnen, et kõik see nagu see mingi õuduse ja hirmu tunne, mis mul tollel ajal mind külastas, hakkas tulema. Ja siis mõtlesin, okei, mingisugune teadlikkuse koht tekkis minus, mõtlesin, okei,
ma vaatan sellele siis otsa. Ja siis ma vaatasin sellele kõigele otsa ja see oli, kuna mu meel on selline hästi visuaalne, siis kõik need hirmud ja asjad, mis mu sees olid seal peidus, siis olid justkui nagu mingid teemonid. Nagu põrguväravad oleks läbi astunud, nagu ma oleksingi piltlikult öeldes läbi põrgu jalutanud ja mis oligi nagu siis see surmahirm tegelikult. Ja see oli läinud vist isegi mitte minutit aega, kui see plaks kõik oli kadunud ja ma tundsin ennast täiesti, mul oli kõik hästi. Ja ma olin täiesti nagu mingis mõttes nagu šokis, ma ütlesin, ahah, seda oligi vaja. Vaja oli seda, et ma vaataksin otsa enda kõige suuremale hirmule, mis mul tollel hetkel üles tuli ja lihtsalt võtaksin selle vastu ja siis ta haihtus. Nii et see, kui sina kannatad ka niisuguste tugevate meeleolu kõikumiste all, või on sul mingid ärevused või mingid sellised teemad, siis see on midagi, mida tasub endast tunnetama hakata, vaatama, et okei, et kui see madal koht on, et mis siin on, ole uudishimulik selle osas. Loomulikult ma kindlasti soovitan, et kui sa tunned ikkagi, et sa kardad ja see hirm on ikkagi nii suur ja sa tunned, et sul ei ole nagu kontroll on kadunud, siis leia selle jaoks inimene, rännakupraktik mõni või mõni terapeut, kes tegeleb nende hirmudega teadlikult, mitte neid alla surudes, mitte neid liigselt analüüsides, vaid läbi keha tunnetades. Et see on hästi oluline, et see terapeut tegeleks emotsionaaltasandiga ja aitaks sul läbi tunnetada kõik need hirmud, mis su sees on, selleks, et see muutuda saaks. Nii et jah, et see oleks nagu esimene samm, hakata tunnetama, mis on veel sügavam, mis on selle põhjakihi all veel, mis justkui nagu tahaksin kätte saada ja mille ees sa oled seni põgenenud. Ja kõlab võib-olla hirmutavalt, aga tegelikult on see hirmutav ainult meie meelele ja tegelikult selle vastuvõtmisel kaob see kiiremini, kui sa iialgi oskaksid arvata. Ja jah, see võib nõuda veel harjutamist ja praktikat, et nii-öelda neid uus lähenemisviis saaks su osaks sinust, siis ei ole olemas kiireid lahendusi, aga see on esimene samm, mida sa saad teha. Hakata vaatama, mis on veel sügavamal. Aitäh sulle. Ja minu soovitus veel, kui sa tead inimesi, kes kannatavad sellel, võib-olla ei ole sul endal see teema, võib-olla on see kellegi teisel sinu lähedasel see teema, siis jaga temaga seda videot. Võib-olla ta saab siit toetust, võib-olla ta saab siit inspiratsiooni. Sest tihti on see, et kui me ise ei kannata sellise asja all, siis meil on raske mõista seda, et mida see meie lähedane siis läbi elab, miks ta niimoodi ära kukub, mis taga toimub. Et see on inimesele, kes ise pole kunagi sellises kohas olnud, kes pole kunagi depressioonis olnud, kes pole meeleolu nagu kõikumistega enda sees tegelenud, siis tal on raske seda mõista. Aga kui sul on keegi selline lähedane inimene ümber, kellel on sellega probleeme, siis jagada ka seda videot ja võib-olla see aitab teda natukene edasi.